see on klassikaline gegenpressing. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Äärekaitsja eksimus. Kus on? Mõista mängu, naudi hetke. Tervist, eetris on Vivapeti jalgpallistuudio esimene saade. Saated hakkavad jooksma läbi jalgpalli maailmameistrivõistluste turniiri. 2 saadet nädalas siis keskmiselt ja asume siis legendaarses Siduri tänava stuudios, kus toimub palju igasuguseid salvestusi ja podcaste. Ja mina olen siis Peep Pahv, mina hakkan neid stuudioid vedama, külalised hakkavad olema erinevad ja esimeses saates on külas meil jalgpallispetsialistidest ajakirjanikud, Delfi mees Madis Kalvet. Tervist! Ja Õhtulehe mees Rasmus Voolaid. Tervist! No mehed, kas ärevus on hinges, et MM on algamas, mis tunded peal on? No ma arvan, seda ärevust veel päris ei ole, et see, ma usun, tuleb siis, kui lõpuks turniir pihta hakkab, et kuidagi neid asju on aasta jooksul nii palju olnud, et seda nüüd kuidagi paar nädalat ette hakkaks see kuidagi tunne kerima, seda pole nagu olnud enam viimasel, pigem on see, et kui asi pihta hakkab, siis tekib see tunne ja siis ta hakkab vaikselt nii-öelda sinna kulminatsiooni poole liikuma. Minul ei olnud seda tunnet kuni ma arvan mingi aprilli lõpuni, mai alguseni veel, aga kuidagi viimastel nädalatel on tegelikult tulnud küll tunne peale, et midagi suurt on jälle tulemas, et mul nagu mingisugune foon on juba loodud, et mina hakkan ikkagi juba nagu mingisuguse emotsiooni pealt minema. No ma ise, kes ma olen jalgpalli MM, mäletan esimest 78. MM-i ikkagi. Maarjo Kempest ja asju, eks ole. Siis ja mäletan, kus ma aastate jooksul olen ikkagi väga oodanud neid turniire, siis praegu seda turniiri vaadates, mis formaadis see on ja kui palju see on osalejaid, siis ma ei tea, mul ei ole veel endal küll nagu sellist põnevust peale tulnud. Ma ise mõtlesin, et tegelikult kogu see alagruppide asi on ilmselt ikkagi suhteliselt teisejärguline, põnevaks läheb ikkagi siis, kui võistkond jääb natukenegi vähemaks ja läheb huvitavamaks, aga esimest korda selline mammutturniir on, et on see teie arvates nagu õige asi, et nii palju võistkondi ja nii pikk ja nii suur see turniir on? Mina isiklikult eelistaks seda 32 ikkagi, et see mänge on tõesti palju, 100+ mängu. No 104 mängu. Noh, et selles mõttes seda on ikkagi tegelikult on nagu palju seda hallata ja seda nii-öelda kuidagi jälgida, pluss see ajavahe teeb meie jaoks asja ju nagu keeruliseks ka, et väga paljud mängud on öösel ja ütleme, ilmselgelt ei hakka ju iga öö üleval olema ja kõiki neid mänge vaata. Muidugi on kindlasti neid, kellel on puhkus ja lastaksegi nagu jalgpallirütmis, aga pigem ma arvan, ta natuke ikkagi nii-öelda tavahuvilise jaoks on suur. Samas jälle on ju see, et kõik me teame, miks neid suuremaks tehakse, sest finantse tuleb niimoodi juurde, rohkem riike, rohkem raha, põhimõtteliselt ju kogu asi peitub seal. Ja ma selles mõttes olen nõus jumal tänatud, et see kolmeste gruppide asi läbi läinud, mis oli tegelikult ju, kas oli vist kuni eelmise MM-ini oli tegelikult teema vist, et tulevad 48 tiimi ja kolmestes gruppides, et head see läbi läinud. Ja ma olen ka pigem nagu 32 koondise parteis, aga selles mõttes mul on mõnes mõttes nagu hea meel, et see annab sellise, kuna niikuinii on mängud öösel ja siis see alagrupi faas annab nagu, muidu tuleb alati nagu MM algab ja siis sa vaatad kõik kohe ära ja siis tulevad play-offid peale ja sa oled juba väsinud ja nii edasi. Aga nüüd on vähemalt see, et sa saad öösel magada rahulikult ja need igavad mängud või justkui paberil igavad mängud nagu vahel jätta südame rahuga. Ja siis, kui 32 koondist on peal, siis sa saad nagu hakata normaalsemalt vaatama ja siis on juba need mängud nagu olulisemad ja tegelikult ajad vist muutuvad ka nagu sõbralikumaks, et enam ei ole neid kella mingi 5 ja kella 6 mänge nagu öösel. No minu arust üldse normaalne, kus 24 võistkonda. Švede ütles ka seda kuskil, et tema tahaks ka 24. Absoluutselt, et see on ju, nii nagu kunagi EM oli 8 ja need olid nagu õiged turniirid, seal oli mingi väärtus nagu ikkagi sinna sai ja turniir ise oli koos saanud kõvadest võistkondadest, praegu on ikkagi igast umbluu satse ju nii palju, et kas on jalgpallile kasulik siuke asi? Nüüd saabki nagu vähemalt vaatajana, sa saad nagu, võib-olla ühe korra vaatad, kuras saad või ühe korra vaatad Haitit, aga sa ei pea nagu kõik 3 korda vaatama kindlasti Usbekistani Kongo TV tuleb mingi öö kell 3:30 saab vaadata siukest mängu näiteks. Selle mänguni me jõuame, et mida seal vaadata, aga kas teile tundub, et see on jalgpallile kasulik siuke asi või? No rahaliselt kindlasti on kasulik ja selles mõttes ju need riigid, kes peale saavad, seal kindlasti on ju suur jalgpallibuum, seal on huvi kerkib nagu meeletult jälle nagu lõpuks igal pool jõuab rahani välja, et raha liigub rohkem jälle.
no samas mõtlen see 8 võistkonnaga seda mina ei pooldaks, et see on nagu nii kähku saab läbi ja nii vähe mänge, ma arvan, see ei oleks ju asjaks minnagi et ma selle poolt nagu küll et valel teel, iga mäng on kulla hinnaga. See on tegelikult nagu U17 praegu oli kaks gruppi ja siis olid poolfinaalid ja finaal. Nojah, aga mõtlen samas ikkagi, ma ei tea, kunagi see 16 oli ka, see oli väga okei asi nagu. 16 oli mõnus kompaktne, aga oli nagu suur turniir ikkagi. Jah. 8 nagu siuke okei, no 16 on ka okei, aga see praegune, see variant minu arust on, see devalveerib täielikult. Kui see Euroopas oleks, siis oleks nagu vastik. Kunagi ta jõuab Euroopasse ka, paratamatult, et praegu ongi see, mulle meeldib just see mõte, et ma ei pea olema öösiti üleval, aga ma saan ikkagi nagu turniiri kuidagi nagu enam-vähem hästi ära vaadatud. Et vaatan 2 mängu õhtul ja siis võib-olla 1 mängu hommikul või midagi siukest. Muidugi keerustab asjaga tulevikus see, et kuidas neid korraldajaid leida, sest tegelikult ju üks riik 48 koondist ära majutada, ära teha kõike, see on ju väga keeruline. Ja küll Saudi Araabia nüüd 34 teeb niimoodi üksinda, aga see tuleb ulme, jah. Nemad lükkavad lihtsalt seal nii-öelda raha ahju ja teeme ära, onju. Aga samas järgmine MM on ka ju Portugal, Hispaania, Maroko ja 3 esimest mängu üldse Lõuna-Ameerikas veel, et selles mõttes selle formaadi jaoks on ikkagi, ütleme, see korraldajate leidmine on raske tegelikult, ma arvan. Aga küsimuse juurde tagasi tulles, et kas see on hea jalgpallile, ma ei tea, selles mõttes, eelmine aasta oli see klubidemme, oli juba USA-s ja siis oli, minust oli see Uus-Meremaa meister oli äkki, või Okeania meister ühesõnaga oli mingi Uus-Meremaa sats, kus tulid ka, inimesed võtsid puhkust, et minna mängima nagu klubid MM-ile, nagu, et oma tavatöölt ära pääseda, kuna nad olid amatööri jalgpallurid, et korraks on nagu lõbus, aga laias laastus kindlasti seal mingi nagu, ma ei tea, nagu hea kindlasti ei ole, aga nagu ma arvan, et see on pigem neutraalne, et halb ka mitte. Et keegi lõpuks ei mäleta neid, kui MM läbi on, et olid Haitid ja Curaçaod peal, ma arvan. Enne ja sel ajal nagu alagrupi ajal räägida, aga lõpuks tagantjärele mäletad ikka ainult neid play-off'e ja nii edasi. No ma arvan, eks see on paljus ka nagu olümpia on, et olümpia kohta ka öeldakse, et tegelikult iga inimese jaoks on ju kuidagi nagu oma olümpia. Alasid on nii palju, igaüks jälgib oma asja ja lõpuks ongi igal ühel mingi omad meenustused, omad mälestused, ega samamoodi selle ju 48 koondis on ka see, et igal ühel on omad lemmikud, kellel on oma koondis, kellel on veel, kellele pöialt hoitakse, et siis ongi, põhimõtteliselt jälgitakse ikkagi pigem seda nagu oma asja, et need, kes seda kogu kompotti üritavad jälgida, need on ikkagi siuksed, fanaatikud, jah. 1% või 2% ilmselt, jah. Jaa, aga üldiselt maailmas on kombeks niimoodi, et asjad paisuvad, et kuhu siis lõpuks välja jõuab, et kuni Eesti peale saab. Jah, täpselt nii, et Eesti ka saab peale, jah, ja kõik saab peale. Piir enne juba. Et ega seda ju, see ei ole ju realistlik, et seda tagasi pööratakse, et lõpuks ei ole väiksemaks. No see on ju, iga lisanduv koondis on põhimõtteliselt mingisuguse $1 märgiga, et see on reaalne, ei ole reaalne, et nad hakkavad nagu raha ära andma. Jah, see on täpselt, et ära nagu keegi midagi anna, et pigem nagu kus see nagu piir vastu tuleb, maailmas ju 200 pluss neid FIFA liiget on, et kaua see 32 oli, see oli ikka mitu kümnendit? 1994 oli 24, 98 oli 32. 24 aastat, ehk siis 6 MM-i või? Või 7 MM-i, midagi siukest. Need asjad võivad ka kiirelt käia, et kas ei ole nagu ohtu, et see siuke nagu MM nagu, et kui ta veel nagu paisub, et ta sööb klubi jalgpalli lõpuks nagu välja, et ma mõtlengi, et MM kestab läbi terve aasta ja klubi turniir ei olegi. Ei, seda nüüd kindlasti mitte, pigem on ju see, et ikkagi seda klubides olemise aega ja koondis olemise aega üritatakse ju tegelikult vähendada, nüüd samamoodi ju koondis haken ju ka, sügisel näiteks on, muidu oli september, oktoober, november, nüüd tõmmati ju september, oktoober kokku, et nii-öelda klubid saaksid nädala võrra rohkem mehi enda juures hoida, et pigem on see, et ikkagi üritatakse seda koondise osa ju tegelikult kalendris natuke ikkagi nagu vähendada, et seal Need valiktsüklid ei ole seksikad, et neid kuidagi on vaja see leida, FIFA jaoks on vaja leida see nagu tasakaal, et valiktsüklite arvelt kuidagi seda suurturniiri nagu tähtsust paisutada, ma arvan, see oligi see lüke, mis 48 peale 5. Et nüüd natukeseks ajaks võiks olla nagu rahumajas selles mõttes, ma arvan, et 48 pealt on nagu niipea üles ei lähe enam. Või tehaksegi nimetada neid hooaja keskel, neid koondisakneid pole, et läbi hooaja talve on klubi hooaeg ja suvel tehakse 1,5 kuud MM ja klubide MM oli ka ju, oli ka selle point, et just kuidagi nagu klubide arvelt ka saaks FIFA seda raha kuidagi nagu teeninud, et seal muidu oli see UEFA ehk siis meistrite liiga oli nagu see rahalaev. Et nüüd on iga 4 aasta tagant on klubide MM ka, mis esimene katse väga õnnestunud ei olnud. Aga kuidas teile tundub, kas selle paisumisega kuidagi see MM-ide tähendus hakkab ka muutuma või
või kuidas sa nagu hinnata nagu üldse kogu see jalka MM-i nagu rolli siis ütleme ka spordimaastikul? Ma ei usu, et väheneb, selles mõttes ikkagi jalgpallis on MM-tiitel jätkuvalt kõige tähtsam tiitel, et seal kui korvpallis on, ma ei tea, NBA meister on ikkagi, ma ei tea, kõige suurem asi või jäähokis Stanley Cup on ju, et siis jalgpallis ikkagi MM on jätkuvalt olulisem kui meistrite liiga, kui Premier League või mis iganes muu klubikarikas, et selles mõttes vähemalt praegu ei ole küll paista, et MM kuidagi muutuks vähem tähtsamaks mängijate või üldse pealtvaatajate jaoks. Ei usu jah, et mingid Ballon d'Orid ja asjad antakse ikka peaasjalikult, tõenäoliselt see, kes võidab MM-i, tuleb ka Ballon d'Ori võitjaks, et maailma parimaks jalgpalluriks ja nii edasi, et ma ei usu ka. Ja meistrite liiga ka otsib ju alles seda mingisugust kõige paremat lahendust, et nad ka veidikene muutsid seda asja, et muudetakse, aga ma arvan, et asjad nende tähtsus ei muutu nii kiiresti. Aga kas seda ohtu ei ole, et kui MM on praegult 4 aasta tagant, eks ole, et seda tõmmatakse 2 aasta peale, nii nagu ühel hetkel tehti kergejõustik MM-iga, et kergejõustik MM teadupärast üldse pikalt ju ei toimunud, 83 toimus esimene MM, siis toimus ka 4-aastase välbaga ja siis loomulikult vaatad, oi, see tuleb ju raha sisse, teeme üle 2 aasta ja seal siis on mõnikord järjest, et MM, olümpia, MM, et nagu iga aasta midagi toimub siukest suurt. Et kas jalgpallis ei või niimoodi minna ja sellega devalveerida seda, sest et see, et ta nii harva toimub, see ongi see väärtus tegelikult. See on päris ootamatu, et tegelikult ei ole mõeldud selle peale isegi. Ja tegelikult on mingagi Wenger, kui oli see FIFA Wenger rääkis, et 2 aasta peale viia, aga ma arvan nüüd see, et see klubide MM tuli, ma arvan see nagu ikkagi see muudab ära selle, et ikkagi 4 aasta tagant on see klubide MM, siis on koondiste MM, et ma arvan see nagu kuidagi selle ohu nagu võtab vähemalt praegu nagu maha. Kuigi tegelikult see klubide MM on ju oli eelmine aasta, ehk see tsükkel ei ole ju 2-2-2, vaid see on 1-1-3 või midagi siukest. Et selle kadus see konföderatsioonide turniir kadus ära, et see nagu... See on tegelikult asi, mille mulle tundub, et see ei ole nagu väga paljult tema olnud, aga ma ei välista, et see võib juhtuda kunagi tegelikult isegi. No aga samas on jälle see, et on ju ka EM, mis on tegelikult väga suur, on ju, et aga see ongi see, et FIFA äkki kuidagi nagu tahabki UEFA vastu mingi... Jaa, et miks FIFA-t see EM ei pea üldse huvitama? Afrika karikas oli ju see aasta, nagu mis on MM-iga samal aastal. Seda küll, jah, aga samas nemad mängid jälle talvel ja seal on mitte iga kord, aga jah, enamasti jah. Sellised kalendri asjad nagu pigem ma arvan, et see klubide MM natuke nagu seda ohtu nagu võttis vähemaks, jah. No kuidas sellist turniiri nüüd jälgida? Üks asi on see, et see on nagu öisel ajal toimub, mis on meie jaoks, kelle jaoks hea, kelle jaoks halb, aga kokkuvõttes ikkagi teeb päris raskeks selle vaatamise. Õhtuse mingi turamehe töötajaks praegu, et öösel ei ole vaja midagi teha, aga oled tööl ja vaatad jalkat, eks ole. Et kuidas enda jaoks seda fookust nagu hoida? Ma arvan, eks seal ongi võib-olla mingid sellised ikka neid suuri koondiseid kuidagi jälgides, ma arvan, see on see, mis väga paljusid tegelikult köidab, et kes on seal Hispaania fänn, kes on Inglismaa fänn, ikkagi jälgitakse nagu läbi selle ja siis teine asi muidu on see, et kui seal näiteks keegi suur kaotab grupis esimese mängu ootamatult, siis tekib mingi teatud pinge. Argentiina 22 kaotas esimese mängu Saudi-Araabiale. Täpselt, siis tekkis ikkagi see nagu kohe oli Argentiina mängud ümber, oli see asjotaaž oli nagu väga suur, et ma arvan, sellised üllatused ja ootamatused kuidagi ma arvan, kogu võttes see turniir ise paneb nagu paika selle, et kuhu see fookus nagu läheb ja kuidas seda nii-öelda tähelepanu koondama hakatakse, et pigem jalgpalliga on must alati olnud see, et seal midagi ikka juhtub. Et seal ei ole sükast nii-öelda kõik soosikud ei lähe edasi ja kõik soosikud ei võida kõiki mänge, et seal ikka mingeid nagu tükke viskab sisse. No, aga sa tõesti usud, et olukorras, kus 48 meeskust 32 saad edasi, et mõni soosik ei saa edasi. Itaalia MM-il ei saanud näiteks. Sinna me jõuame ka veel, aga põhimõtteliselt see ei ole ju realistlik. Samamoodi näiteks kunagi oli ju, kas oli 14 MM-il, kui ühes grupis olid Costa Rica, Itaalia, Uruguay ja kes seal veel? Inglismaa, jah. Ja lõpuks nagu sellest nelikust läks Costa Rica läks nagu edasi, et äkki see grupi võitja nagu selles, et selles mõttes selliseid asju nagu jalgpallis tõenäoliselt midagi sükast nagu juhtub, on tegelikult alati nagu olemas, jah. Et jalgpalli võlu seisneb ka selles juhuslikkuses natuke. No ikka jah, ja ma arvan, see nagu isegi sellisel turniiril võib juhtuda selliseid asju, ma arvan, et kui seal, ma ei tea. Selle aasta vist nagu, kui me paneme selle naljaka tiitli mõnele grupile, siis vist on üks grupp on äkki Holland, Rootsi, Jaapan ja midagi veel, et see on nagu äkki see nii-öelda surmagrupp nagu ühtlane nagu, jah. Et seal võib juhtuda mingisuguse ime läbi, et Holland umbes ei saa 2 parema sekka ja äkki ka mitte 3 parema sekka, et Rootsi, Jaapan ja
ei mäleta, kes see 4. on seal. ma kohe praegu, mul on siin alagrupid ees, ma võtan prillid eest ära, Tuneesia on seal veel. No Tuneesia ei ole ka päris, ütleme, Curaçao või Haiti, et seal võib teoorias juhtuda, et Holland näiteks ei saa edasi. Aga pigem... Aga see on ikkagi nagu pelgalt teooria, eks ole, ei ole nagu päris. Aga kui küsisid, et kuidas vaadata seda turniiri, siis natukene parem, ma arvan, ongi eurooplasel see, et Euroopa koondised prooviti sättida nagu esimesele või teisele mängupäeva või mängu sellele slotile ühesõnaga, et kui sa vaatad siin mingi kella 2-ni jalkat öösel näiteks või 3-ni ja siis lähed magama, et siis sa saad nagu enamus nagu need Euroopa suured nagu kaetud, et ma arvan, et grupifaasis võikski nagu see olla see jalgpallifänni eesmärk, kes ei jaksa öö läbi üleval olla. Samas need mängud, mis on tegelikult meie järgi õhtul, seal on tegelikult päeval. Ja kui seal on mingi siuke 40 kraadi alla kuuma, et mis seda mängu näed, on ju sealt veeretakse kuidagi see mäng ära seal, et ega see ilm, ma arvan, võib ka väga palju nagu mõjutama hakata kogu seda asja seal. Aga no mehed, te olete ju mõlemad ajakirjanikud ja peate seda jalgpalli MM-iga kõvasti nagu kajastama, et üks on see, et kuidas mingi tavainimene, ma ei tea, kes seda meie saadki vaatab, seda fookust hoiab, aga teil on ju selles suhtes ka ju vaja seda infot ja asja tuleb nii tohutult sisse, et kuidas te nagu oma töös olete mõtelnud, et seda asja ära hallata nagu üldse. Sest ega, me oleme kõik olümpiatel ka käinud, et kus tegelikult ju seda sama asi, sa tõid keegi teist tõi olümpia näite ka juba korra, et mõni sa ei jõua kõike nagu jälgida, sama asi sa ei jõua selle MM-il ju tegelikult kõike jälgida, et kuidas te endaks olete selle paika pannud? Ma arvan see, et mul on ka üks mingi kindel mingi podcast, mida me kuuleme, kus ka tihti peale tehakse ükseid nagu ikkagi saad mingi ülevaatanud kätte, et hommikul võib-olla, ma ei tea, kuulan selle ära, kui öösel ei ole mänge vaadanud, siis vaatad mingid highlightid ära, et kuidagi niimoodi ütleme ühesõnaga kohad, kus ka võib-olla niisugust nii-öelda infot nagu rohkem koondatakse, kuidagi neid kohti nagu Twitter, siin okay. X, tähendab X muidugi. Et kuidagi niimoodi, jah. Ja võib-olla selle MM-i siis nagu kõige suurem mure ongi see, et kui sa ärkad, et siis on sul vaja mingisuguse 5-6 tunni info nagu kätte saada, mida sa vahepeal nagu, kui sa magasid, et selle info kättesaamine tulebki niisugune korralik. Seda tulebki filtrit kasutada. Ja tulebki mingi hea meedia monitooring teha hommikul esimese asjana podcastid ja mina olen väga Twitter X-i usku, eks ühesõnaga, mina olen nagu selle partei mees. Et seal on mingid ajakirjanikud, keda ma loen järgi hommikul ja nii edasi. Aga kas on, mõtleme ka teie töö peale, et me siin natuke eetriväiselt ennem ka rääkisite siin, ütleme nendest otseblogid ja igast mängu ülevaat nii edasi, et kas sellise tohutu mängude arvu juures kas need mängu ülevaadetel on nagu mingit pointi nagu, et ma mõtlen, et kui jalgpallifänn hommiku, fänn on fänn, ütleme üks tavainimene hommiku ärkab, eks ole, et kas ta jõuab need mängu ülevaated ka läbi vaadata või fikseerib lihtsalt seisu ära, et ma ei tea, seal tõesti Tuneesia võitis Jaapanit ja nii on. Sõltub jälle ju sellest, et kas seal mängus põnevat ka juhtus, kui seal ongi mingi 0-0 triikimine, siis seda on raske kuidagi ka lugeja jaoks ükseks nii põnevaks nagu pakendada, et kui seal ikka mingid huvitavad seigad või mingid skandaalsed Tuneesia Jaapan 5-5, ma loeks küll. Täpselt, või seal ongi keegi nagu seal, ma ei tea, lööb kellegi jalaga rindu jälle või mida iganes, et niisugused asjad nagu ikkagi ju tihtipeale tõmbavad tähelepanu, kui sul jälle tuleb see äiksetorm ja öösel mingi mäng pannakse 85. minutil 3 tunniks seisma, siis ikka inimene hommikul vaatab, et mis jama see toimub seal nagu. Jah, ma arvan, et kommentaarid, kuna see on selline kergelt ekstreemne MM tulemus, siis ma arvan, et just need mängijate ja asjaosaliste kommentaarid on need, mis pigem võluvad seekord kui klassikalised mängu ülevaated. Eks see mängureportaaž kui selline on selleks MM-iks nagu surnud? Grupifaasis kindlasti. Jah, et selles mõttes ma arvan, sellele võib-olla on niimoodi raske nagu seda luget leida, et kui seal on ikkagi, ma ei tea, öösel on 3 mängu ja kahtlen, et neid hakatakse nagu nii-öelda Playoffis tulevad need tagasi. Tänapäeval üldse selline reportaaži formaat üldse on nagu asjakohane või kas see leiab nagu spordisõprade poolt nagu mingit kasutust ka, et kõik on ju nii järelvaadatav, kõik on ju nii 100 korda nähtav nagu. Ja minu arust on küll numbrid veits alla läinud, kui vaadata lihtsalt tuimalt nagu, et palju oli keskmise, kui mina olen noorem ajakirjanik teiega võrreldes 10 aastat tagasi, keskmine niisugune mängu ülevaate või reportaaži lugenumber versus praegune. Kindlasti jah, et mõtlen, kas või võtta see meistrite liiga, mis tegelikult ju niisugune
15 aastat tagasi, see oli ikkagi siuke suur asi, mida ikka mille blogisid asju ikka nagu loeti ikkagi nagu ikka palju on ja et siis praegu näiteks võrreldes selles osas näiteks ikka huvi kindlasti nagu väiksemaks jäänud. Samas ma arvan, see MM-i võlu mulle tundub, et ikkagi nagu olemas, mingi aeg ju räägiti hästi palju seda, et kuidagi, et inimesed ei jälgi enam olümpiat on ju, 2 viimast olümpiat on olnud ikkagi kuidagi loetavuse ja jälgitavuse poolest ikkagi väga nagu head, üle ootuste head nagu ja ma arvan, jalgpalli suurturniir on ikkagi niisugune asi, mis tegelikult jätkuvalt köidab inimesi ja no see MM nagu meie mõistes toimub muidugi niisugustes imelikes kohtades ka nagu USA, Kanada, mis nagu ei ole ju klassikalised jalgpalliriigid, okei, Mehhiko on ja Mehhikos on varem MM toimunud ja USA-s aga varem toimunud, eks ole, aga ütleme, ei ole niisugused jalgpallimaad nagu otseselt, et mis te arvate, et kui palju seda MM-i hakkab mõjutama kõik igasugune see muu mudru seal ümber, et mis ei olegi otseselt jalgpalliga seotud? Ma arvan, et Donald Trumpist räägitakse oluliselt rohkem kui Messist või Ronaldost kindlasti selle MM-i käigus, jah. Kas Trumpist saab selle MM-i parim mängija või? Seda ei saa välistada, võib-olla võib saada pärast mingi ordeni või mingi karika. Parim rahusõlmija või midagi sellist tuleb lisaks parimale mängijale topscorerile antakse välja pärast finaali või midagi niisugust. Ja selles mõttes kindlasti seal nagu asju nagu juhtub, et tegelikult juba praegu MM-i eel ju see Aafrika parim kohtunik, kes ei saanud üle piiri näiteks või täna hommikul oli mingi uudis, kuidas seal Usbekistani laagrist tuldi nende metallidetektorite ja narkokoertega järsku kohal, et Inglismaa laagri juures oli mingi tulistamine juba ja täna seal vist oli ka mingi maavärin oli mingi 6,1 magnituuti seal Inglismaa koondise kuskil seal baasi lähedal, et selles mõttes seal nagu juhtub ja samas ju tegelikult USA meedia on ka ju väga aktiivne, nad ju kuidagi juhtub, nad korjavad kõike väga, väga kiiresti suurelt nagu üles, et selles mõttes ma arvan sealt nagu niisugust tavapärasest spordist erinevat uudist tuleb nagu väga palju, et see pluss veel see, et sama kõik need USA-s ju kõik see turvalisusküsimus, ma ei teagi täpselt, keegi võtab kuskil relva välja, hakkab tulistama, seda asja kahjuks võib juhtuda nagu, et ja ei, kindlasti räägitakse. On toodud võrdluseid nagu 2018 Venemaa MM-iga, kus oli ka nagu mingid teemad olid justkui üleval, aga siis Putin nagu hästi rõhutatult nii-öelda hästi organiseeris selle MM-i ära, et nagu selliseid jamasid ei olnud, aga ma arvan, et seekord USA-s neid ikkagi mingisuguseid asju hakkab juhtuma. Sama need asjad ise ka samas, et ju narkokoerad ja see mitte riiki lubamine, nad ise kuidagi ka ju selles mõttes, ma ei tea, kuidagi võimendavad või loovad seda niisugust nagu uudismaterjali nagu juurde sellega ju, et samamoodi kui tänapäeval kõik videopildis olemas, kui seal pannaksegi, ma ei tea, mingi mängi istuma ja lastakse seda koeral nuusutada seda seal, nüüd juba nagu hakkab ringlema, jah? Aga see on nagu pahasti tegelikult, et mis selle asja nagu niisugune laiem point on, et mehed tulevad sinna nagu mängima, ja siis käib mingi niisugune tramburai, et see ju jälle nagu tõmbab seda MM-i emotsiooni ja seda teevad nagu alla kõvasti. Või on see praegu nii, et turniir pole pihta hakanud, et praegu kõik need niisugused uudised pääsevad kõvasti püünele, aga kui mängud käivad, et siis võib-olla rahuneb maha kõik hoopis? Võib-olla küll, et kuna praegu pole millestki muust rääkida, aga on vaja millestki rääkida, meedial on alati nagu meedia jaoks jalgaturniir nagu esimese mänguga, vaid algab nagu 2 nädalat varem juba, et võib-olla küll, aga sisetunne ütleb, et nagu asju me ikka hakkame kuulma mängude ajal ka. Ma arvan ka, et selles mõttes kogu see olukord nagu üldse nagu on seal praegu, ma arvan, pigem on see, et see foon on püsivalt nagu üleval, et ma ei usu, et see kuidagi ära kaob. Eriti terav on ju Iraani ja USA suhted, eks ole, ja Iraan mängib ju oma mängud ja USA pinnal ja elab kuskil Mehhikos, eks ole. Tijuanas jah, et seda on nagu raske isegi nagu ette kujutada, mismoodi see asi seal nagu päriselt hakkab välja nägema, kui need mängud toimuvad ja kuidas seda turvalisust ühtepidi ja teistpidi siis üritatakse nagu tagada. See ongi täpselt see, et tegelikult ju praegu oleme rääkinud piiri peal nendest, ma ei tea, Iraagist ja Somaaliast ja kelle inimesed on olnud seal, et Iraani mehed pole veel piiril jõudnud, nemad on alles ju Mehhikos, neil on ju 15. mäng, et ma ei tea, kas tulevad siis 14. 15. hommikul või millal nad tulevad, et ilmselgelt kui nemad sinna LA lennujaama jõuavad, ma kujutan ette, mis see meediamass seal nagu kohal on, et siis ju kõike jälgitakse kullipilguga, mis nende meestega tehakse, kuidas nad üle piiri lastakse, kas kõik lastakse, kes jääb maha, et ma arvan, sellest päevast tuleb seal koha peal, ma arvan, paras siuke meediatsirkus. Ja ei välista muidugi, et need mängijaid ja meeskondi pole nagu näha isegi, et need viiakse kuskilt nagu tagant uksest, sest ma arvan, et neid naljalt ei saa lasta isegi inimeste sekka. Inimeste sekka kindlasti ei lasta, küsimus ongi selles, et mida USA teeb nagu
nagu oma võimude poolt nagu nende ahistamiseks, eks ole, et ja see hakkab lõpuks ka ju mängu mõjutama. Jah, ei, no ma arvan, et Iraan on niisugune meeskond, kes võib minna väga kaugele või võib minna nagu 3x0-3 ja koju kiirelt. Ma arvan, et see on väga, väga keeruline sellel meeskonnal nagu seda vaimselt juba ennast nagu üles sättida. Et samamoodi on ka, ma ei tea, mis päeval nad reisivad, näiteks mängupäeval päev parem on ju, samas kui nad on ka seal, ma ei tea, kontrollis seal 7-8 tundi seisavad kõik on ju, et ilmselgelt saavad hiljem mõju ka mängule. Siin oli ju, keegi tuli riiki sisse 7 tundi. Iraagi koondise kapten vist. Iraagi koondise kapten oli, jah. No see on ka nagu nonsense, et mida sa siis 7 tundi seal pedistad, et jällegi, et ta on ju jalgpalli nii-öelda selle akrediteeringuga või nagu mängi akrediteeringu tulnud, et see on nagu siuke arusaamatu. Mul tekib nagu küsimus, et kas siuksesse kohtadesse, ma saan aru, USA ja kõik need suured riigid ja kõik on nagu vägev demokraatia kants ja nii edasi, aga kas siukses kohtades ikka peaks üks turniir üldse andma? Et kas siukest asja peale ei mõelda nagu enne üldse ette või? Kusjuures oli, ma nägin mingisugust videot, kui USA-le anti, siis FIFA poolt nagu see rõhutati ka, et aga me peame tagama seda, et kõik mängijad saavad riiki sisse. Ja praegu mulle tundub, et see on nagu narratiiv on läinud hoopis teistpidiseks, et USA ikkagi organiseerib, et kes saab ja kes ei saa, et nagu selle nõudena on kuidagi nagu sellest stiilist maha saanud, et kõik peavad sisse saama kindlasti, aga alguses öeldi välja küll midagi sellist, jah, et kõik, kellel on nagu, kes on nagu koondisesse kuuluvad, et nemad peavad mängida saama, aga et ikkagi reguleerib USA. No selles mõttes tegelikult spordis asja varemgi juhtunud, ei mäleta, kas oli mingi aasta oli mingi eurosarja finaal oli, mis peeti Bakuus ja Mihtarjan oli emas-kummas osales, Mihtarjan ei saanud, armeenlasena ei saanud nagu Aserbaidžaani, et see vist oli Euroopa Liiga finaal või? Midagi siukest, jah. Manu kellegagi. Et tegelikult spordis on nagu juhtunud enne selliseid asju, tegelikult ja see oli veel nagu väga, seal oligi konkreetselt, tuled siia, siis me ei saa su turvalist tagada, on ju. See on nagu teistpidi jälle see asi, aga kokkuvõttes ta on jah nagu keeruline, et tegelikult ju sportlased tulevad ju sinna sporti tegema, vähemalt eeldus on ju selline, et ja siis kui tekivad mingid probleemid, tegelikult on see spordi seisukohast on see nagu jama, jah. Kas mingi Hollandi või Norra koondisena pidi ka teistest hiljem lendama, meenub mulle mingisugune jutt paari päeva tagant, kui ülejäänud koondis läks USA-sse ära, aga tema millegi pärast ei saanud ergi kohe. Isegi pole siukest uudist kuulnud, aga ilmselgelt siukest asju nagu juhtub ja lõpuks on jälle igal riigil oma õiguses, et keda nad riik lasevad, et seda ei saa jälle ju selles mõttes riigile ette kirjutada, aga riik on ikkagi ju kokkuvõttes, ma ei tea, peab oma turvalisusest seisma ja spordivõistlus on ju nende jaoks selles mõttes ju nagu teisejärguline asi jälle, et ega seal selline samasugune näide on ju tegelikult ka Eestis, et kui Venemaa võistkond peaks Eestisse tulema, siis nad ei saaks siia sisse. Ütleme, Venemaa on nagu siuke nagu rahvusvaheline paar ja praegu seda küll. Seal on ikkagi nagu vaadatakse kuidagi, me ei saa öelda, et Usbekistani jalgpallurid oleks rahvusvahelist mingis paari staatus. Ma seda ei mõtlegi, ma lihtsalt mõtlen, et selles mõttes nagu riigil on enda reeglid. Ei, seda muidugi, jah. Et ongi täpselt esmalt on ju riigi reeglid ja siis vastavalt sellele tuleb alles see sport ja kõik muud asjad on, et selles mõttes hea küll, ma juba tahaks küll, et sport oleks nagu, mis on sa oled ülim, aga reaalsus on ikka alati tihtipeale teistsugune. Et kui French Open tennises toimuks nagu Eestis, siis oleks hoopis teistsugust võitjad see aasta. Oleks jah, täpselt jah. Samas Eestis pidi toimuma ka ju vehklemise EM, aga need ei toimu, sest et selles mõttes jah, nii on. Aga selle kõige valguses ikkagi, mul on see, ma olen nagu mõtelnud selle peale päris palju ja ma ei ole nagu leidnud vastust, et kas see MM lõpuks, seda on nagu raske ennustada muidugi, aga see on lihtsalt huvitav mõtelda, et kas see jääbki rohkem ikkagi meelde siis mingisuguste mängude poolest või siis kogu selle muu jama poolest nagu. Eks see sõltub väga palju mängudest, ma arvan, et kui seal ikkagi, ma ei tea, ma arvan, keegi näitab mingi väga, tõuseb esile või mingi meeskond mängib väga hästi või ma ei tea, samamoodi ma arvan 2010 siiamaani räägitud, et kui Hispaania oma tiki tagaga tuli ja tegi, et Partsa mehed seal kõik keerutasid palli ja juba vinge nagu oli, et ilmselgelt ma arvan, kui see platsil toimuv on siuke, ma ei tea, igav nüri tülpiv on ju, siis ilmselgelt tõusevad need platsi välised esile, et selles mõttes on väga palju mängijate kätes nagu, et kuidas nemad selle mängulise poole nagu suudavad nii-öelda üles ehitada siis, jah. Pigem tõenäoliselt ikkagi sport jääb nagu selles mõttes peale
palju keegi mäletab seda, et 22 finaali järel anti Messile see mingisugune imelik hõlst peale, millega nagu seda karikat tõstis. Et kõik mäletavad pigem seda, et Messi sai lõpuks see tiitli kätte, kuigi tollel hetkel tundus see maailma kõige totram asi üldse, et ta pidi mingisuguse Katari mingisuguse, ma ei tea, mis iganes asjaga selle... Kuidas on siis mina ei mäleta seda? See oli mingi traditsiooniline, mingi rõivastus, mis iganes. Ta ei saanud nagu olla nagu klassikalise jalgpalluri vormis ja seda karikat tõsta, vaid talle anti mingisugune kohalik, mingisugune asi pandi peale ja suruti seda kohalikku kultuuri kuidagi nagu nii-öelda mingis mõttes nagu valel hetkel läbi. Et nad tõenäoliselt mäletatakse ikkagi pigem seda sporti, kui ei juhtu päris mingi Andres Escobari case 94, siis selline asi läheb loomulikult ikkagi veel kaugemale. No seda meenetakse tegelikult praegu selle turniiri eel ka jälle. Järgmine USA turniir on praegu. Turniir, jah, et selles mõttes no ma usun ikka ka, et lõpuks see mäng jääb ikkagi see, mis nagu jääb nagu inimestele meelde, et kui seal tuleb jälle ikkagi siuke mingi äge finaal või näiteks, ma ei tea, Jamal näiteks tõuseb nagu veel säravamalt esile, siis hiljem räägitakse ka sellest, et see oli turniir see, kus ma ei tea, Jamal sai superstaariks näiteks, ma arvan, pigem nagu mingi selline asi ikkagi jääb nagu aastaid hiljem nagu veel kandma. Ei, ma tahaks ka väga loota ja me oleme siin kõik nagu spordiidealistid ja loodame, et nii on, aga ja USA-s ju tehakse ju sporti kogu aeg ja igas asjad seal toimuvad, aga lihtsalt mulle tundub nagu, et konkreetselt selle turniiri ümber on lihtsalt nagu seda sükest nagu seda jama nagu nii palju, et see on nagu natuke nagu lihtsalt nagu erakordsem. Spordil on palju tööd, jah, et jälle pääseda. Jaa, täpselt, spordil on oma jagu nagu tööd ja ma olen mõelnud ka selle, et kas on nagu võimalik, et see turniir möödub sedasi, et siin ei tule nagu ühtegi tõsist kriisi nagu, kus ma ei tea, kus ei ole no, küsimus nagu selles, et kas ja kuidas turniir saab jätkuda näiteks. No sellist kriisi vast päris hullult ei tule, aga alustame juba nendest väikesepausidest, on ju, et neid tuleb kindlasti üle ühe. Eelmine see klubid MM oli 6 ma lugan. Ja nüüd on natuke pikem turniir, on ju, kui klubid MM, et neid tuleb kindlasti nagu omajagu, et sellest juba hakatakse rääkima, pluss siis see Iraani käis, et siin on juba mingid asjad on nagu valemisse sisse kirjutatud, milleta me ei saa nagu 100%. Aga ma annan päris nagu jätkumise dilemmat, ma loodan, et ei tule ikkagi. See oli ka ju kas 96 Atlantas, kui olid need ju mingi pommid seal plahvatasid ja siis ka tegelikult ju olümpia läks ikkagi edasi, et ma arvan, et seal tegelikult ju ma arvan, see USA selline siis julgeolekuaparaat on ikkagi piisavalt suur ja tugev, et igasuguseid selliseid jamasid nagu pigem nagu ära hoida, et pigem mul on usk, et nad selles mõttes sellega saavad nagu hakkama. No tahaks muidugi loota, et see kõik nii läheb. No mis te arvate, ütleme, USA spordis nagu üldse, toimub praegu veel käivad siis NBA finaalid ja NHL-i finaalid ja üldse nagu jalgpall kui selline ei ole ju USA spordis nagu väga tähtsal kohal, et kui palju see, mis te nagu ennustate, kui palju see sükst nagu tava-Ameerika spordisõpra see turniir hakkab kõnetama? No ma arvan, tegelikult selles mõttes kõnetab, et kui vaadata seda nii-öelda ka USA seda nii-öelda rahvuslikku koosseisu, et siis tegelikult neid Ladina-Ameerika päritolu inimesi on seal ju tegelikult ju väga palju. Ma kunagi kuskilt lugesin, et kus maailmas kõige rohkem hispaaniakeelseid inimesi Mehhikos, mingi 130 miljonit, ja teisel kohal ongi USA kuskil 100 midagi miljonit, kelle esimene keel on nagu hispaania keel, et selles mõttes neid on seal ju väga palju ja nende jaoks ongi jalgpall number 1, on ju, et samamoodi kui seal Messi mängib Miami's, on ju, Miami's minust peakski olema niimoodi, et hispaania keelt räägitakse rohkem kui inglise keelt. Vist küll. Seal on neid kolumbialasi, mehhiklasi, argentiinlasi, venezuelalasi, kõiki nagu ikkagi nagu sadu tuhandeid, isegi miljoneid, on ju, et selles mõttes seda elanikkonda ju, see elanikkonna osa USA-s ju pidevalt kasvab ja nende jaoks on jalgpall kõige suurem asi, et ma arvan, et nende jaoks, et see MM sinna tuleb, on väga oluline ja nende ju riigid ka sealt, Kolumbia mängib, ma ei tea, Argentiina mängib, Brasiilia mängib ja kui neid see diasporaa seal kõik nagu kaasa elab sellele, selles mõttes nemad võivad, ma arvan, selle MM-i nagu koha peal väga ägedaks teha. Ja mulle tundub, et teistpidi ka, et USA inimesed või nagu kuidagi nad tahavad sellest nagu aru saada ka, miks see niinimetatud sokker nii lahe asi on, et kuidagi nagu nad teavad, et see on väga suur ja nüüd kuidagi nagu tahetakse neid kas või natuke kunstlikult siis kokku viia, et jalgpalli ja ameeriklast, et seda turgu nagu kätte saada. Meeta, miks sokker on nii lahe asi? Ma ei oska, väga raske küsimus. Mulle ta meeldib ja mulle on ta eluaeg meeldinud, et ja ta on ikkagi see õige asi, mitte see Ameerika jalgpall jälle see õige asi. Ja mulle on ka ikka jalgpall kuidagi väiksest peale, ma ei oska öelda miks, aga hakkas nagu meeldima. Ja minu jaoks on ka tegelikult esimene turniir, mida ma omal ajal vaatasin, mida mäletan, et ma vaatasin, oli 94 USA MM,
et selles mõttes, et nüüd jalka M on USA-s tagasi on, siis USA-s tagasi nostalgia teatud nostalgia nagu tegelikult nagu on, et mäletan ka, kui väiksena sai neid hilisõhtuseid mänge vaadatud ja seal isegi mõni kord lubati seal kauem nagu üleval, suvine aeg, kooli polnud, onju. Et selles mõttes siuke ikkagi kõik need USA staadionid, mis on, vaata ei ole tegelikult tüüpilised jalgpallistaadionid, nad ongi seal kuidagi sellised poolkausid mõned ja siis muidugi tänapäeval on hästi sellised moodsad staadion nagu juurde tulnud, ma ei tea, katused käivad kinni ja igasugused ägedaid asju, aga ikkagi kuidagi siuke kui sa enne küsisid ka, et kas siuke kuidagi ärevus või asi, pigem siuke nostalgia tunne nagu isegi natuke peale, jah. Ja klubide MM-il oli hästi veider oli vaadata, kui olid need klassikalised mingisugused ülikoolide staadionid olid kasutusel, kus ei olnud katust peal. Et see pilt, kui ei ole staadionil katust peal ja päise päeva ajal on mänge, et see on mingi päikse käes. No suur kauss nagu minu jaoks on nagu tavaline, ma mäletan nagu vanast ajast olid, aga ütleme nüüd selle sajandi staadionid on, või need jalgpalli MM-id on kõik ikkagi sellised nii-öelda jalgpallistaadionid, kus et niisugune prožektorite valgus ja õhtune aeg ja katused peal ja nii edasi. Aga kas sa toimetuses rääkisid meie ühisõbra Jaan Martinsoniga ka, kes käis minu mäletamist mööda 94 USA-s jalka MM-il koos Gunnar Pressiga? Oi, neid lugusid ma olen aasta jooksul kuulnud väga palju. See, kuidas ta ikka rääkis, et seal ju tema võeti vist kaasa sellepärast, et Gunnar Pressi osanud väga hästi inglise keelt. Siis Jaan läks nagu pool tõlgiks nagu kaasa sinna. Ja see oli ka, et kirjeldas, kuidas need lood nagu valmisid seal, et kirjutati valmis kuskil lugu paberi peale, siis võeti kuskil taksofonist kõne Tallinnasse, siis Tallinnast helisti tagasi taksofoni peale ja siis ta hakkas ette lugema läbi taksofonist artiklit, et mina... sükst asja olen minagi teinud teatud võistlustelt. Ja siis oli see, et neil oli, toona vist oli olnud see, et kõik need välisajakirjanikud said mingi portsu lennupiletid, mingi teatud summa eest sai lennata nagu, ja neil endal oli ka mingi teatud eelarve, et siis eelarve nagu lõhke ei läheks, et hotelli peal liiga palju raskeks. Lennata sihtkohtade või nende mängupaikade vahel või? Jaa, oligi täpselt see, et nagu tänaseks nagu hotelliraha vist nagu väga palju pole, aga näed, homme on New Yorgis mäng, me oleme praegu LA-s, võtame öise lennu New Yorki. Lennukis magasid, on ju. Ja siis järgmine päev olid mängul, et selles mõttes ma arvan, tänapäeva inimesele tundub nagu igat pidi täiesti ulme asi, et mis läbi taksofoni loed teksti ette ja siis öösel magad lennukis ja siis... Seda loeti, ma võin öelda, kuidas lugemine käis näiteks niimoodi, et jutumärgid algavad, see oli meie poolt hea mäng, jutumärgid kinni, ütles Madis, punkt. Uuelt realt. Niimoodi käib. Ma olen seda ise ka teinud elu jooksul. Oota, Eestist oli USA-s siis odavam helistada või miks see oli vaja, nagu seda oli vaja? Jaa, see oli ilmselt ka odavam, jah, aga üldse seda tehti niimoodi sellepärast, et kuidas need lugusid saadad. Ma olen ka faksiga saatnud lugusid muuses. Et kirjutad paberi peale ja saadad siis faksiga loo. No, see on need ajad, kui see internetivärk ei olnud nii levinud veel. Aga see oli jah, mõtlen, et kõne algas sellega, et luges seal taksofoni pealt selle numbri ette, et helistas selle taksofonile tagasi nagu. Kurat, seda sellised kahju, et ma natuke nooremehena selliseid asju kogeda ei saanud. Mina sündisin 94. aastal. Aga mis on teie nagu MM-ide siuke kõige eredam mälestus, ja, et äkki nüüd selle MM-il lüüakse üle, eks ole, aga mis nagu siiamaani kõige eredamad meeles on MM-idest? See vist on, ma arvan, et enamus inimestel, et see esimene MM jääb millegipärast nagu meelde. Minul oli see esimene, mida ma reaalselt mäletan, oli 2002, kui oli Jaapan ja Lõuna-Korea ja millegipärast mul oli see esimene nagu kuidagi juba enne turniiri oli nagu enda jaoks ära mõelnud, et Brasiilia on see õige, ja siis kui Brasiilia lõpuni ka läks, siis oli nagu väga nagu noorel poisil oli väga hea meel seda turniiri vaadata. Et siis ma seda kaotuse valu sel turniiril nagu ei kogenudki, et see esimesed kaotuse valud tulid hiljem. Aga millegi pärast siia ma nimetan Brasiilia tulemusi alagrupi turniiril nagu peast, et Türgi 2-1, Costa Rica 5-2 ja Hiina 4-0. Seda on Türgi see, kui see Valdo nurgalipu juures, jah. Raju muidugi. Aga mina 94 esimest korda vaatasin ja mulle ilgelt meeldis Roberto Baggio toona Itaalia seeläbi. Itaalia finaali kaotas, aga mul on väga eredalt meelde jäänud ikkagi siis 2006, kui Itaalia võitis. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et finaali päeval Tallinnas arvutas ringi, mul oli Itaalia kontsärk oli seljas. Ja see oli Viru keskuses, siis see oli seal, toona oli Viru keskuse kõige ülemusel korrusel, kus praegu on see raamatupood, oli mingi Itaalia elustiili keskus või mingi siuke säärane asi. Läks päeval sinna juba? Ei olnud, kusjuures ma ei teadnud, et siuke asi seal on, aga jalutasin keskus ringi ja siis mingi toru siukse mütsiga Itaalia tuli vastu, et kuule, et lahe, et meil õhtul on see ühisvaatamine, et tule, et kõik söögid, värgid on ja siis läksingi õhtul sinna
ja selles mõttes oligi lahe, seal mingid lasagnesid, pastasi, veini, kõiki pakuti seal onju. Noh, vaatasin itaallaste koostööl, oli mingid suured lipud olid seal maas ja mõtled lõpuks Itaalia võitis, seal mingid suured täismehed nutsid seal, libistasid kõhul, ennast mõtled põrandad seal mingi lippude sisse, et noh, selles mõttes see kuidagi nende see itaallaste emotsioon või see oli nagu hästi nagu lahe ja mul see on nagu väga eredalt nagu meelde jäänud, et selles mõttes ei ole nagu esimene MM, aga ütleme niimoodi, esimene MM, kus siis võitis koondis, kelle poolt ma nagu väiksest peale nagu olin, et see on kuidagi väga nagu hästi meelde jäänud, jah. Aga kas sel MM-il olete siis keegi Curaçao või Roheneeme saarte või kellegi siukse poolt või? Ja kui nad kaugele, kui nad midagi korda suudavad saata, siis küll, sest noh, alati olen ju isegi oma lemmikute vastu, ma arvan, pigem olen nõus olema, kui see on nagu see outsider tänu sellele kerkib, et kui mingi Haiti Hispaania või Haiti Brasiilia mängib, siis mul ei oleks midagi selle vastu, kui Haiti võidaks, kuigi ma tegelikult olen Hispaania ja Brasiilia poolt sellel turniiril. Noh, see on sama, mis sa küsisid ka, et kuidas nagu see, ma ei tea, avalikkuse tähelepanu väsib, et noh, samas kui mingi Curaçao või Haiti saab alagrupist edasi, et noh, ma arvan, seal juba tekib siuke haip, et noh, inimesed tekib huvi selle vastu, mis asi see on, et kuidas seal, ma ei tea, mängitakse, siis kirjutad millised torumehed seal mängivad ja ongi täpselt, sa hakkad mingi taustu kirjutamas, inimesed hakkavad vaatama, samal kui Island vaata jõudis 2016 EM-il jõudis ju veerandfinaali, siis isegi must Eestist lennati ju Islandile kohale seal, et mis kui ime asju te siin jalgpalliga teete nagu, et selles mõttes sellised nii-öelda tuhkatrinu lood on alati, mis tegelikult teevad selle turniiri nagu huvitavamaks ja noh, mis jälle tõmbavad nagu inimeste tähelepanu ka jälle. Aga kas te olete enda jaoks praegult, ütleme, jälle oma tööst lähtuvalt ka ja üldse nagu seda MM-i ette valmistades need niisugused nagu, ma ei taha öelda pseudoriigid, aga nagu jalgpalli mõttes mitte võib-olla kõige seksikamad riigid enda jaoks ikka nagu selgeks teinud, et mis seal nende jalgpallis siis toimub ja nii edasi, et no ma olen vaadanud, eks ole, on tehtud neid eelvaateid ja asju, et kui tõsiselt olete siis kaevunud nendesse võistkondadesse? Curaçao'd ma selles mõttes, neil on see põhiline narratiiv on see, et neil on koondises üks mees, kes on Curaçao'lt sündinud, et ülejäänud mehed on kõik kusagilt mujalt või noh, enamasti siis Hollandist või kuskilt sealt kandist kohale toodud, et nende nagu see läbiv narratiiv on see, miks nad on kuidagi siis teistsugused. Ega ma mingi Haitit ei ole endale detailideni selgeks teinud, sa oled või? Ei, väga ei ole, aga ma tean, Haitiga oli see, et nemad oli ka oma nii-öelda keerulise olukorda tõttu pole saanud ju ka, ei saanud kodus mängida valiks, nemad mängisid ka kuskil mujal oma mänge ja aga koondise, kui nii-öelda, et kes seal mängivad ja niimoodi no ütleme jah, selles mõttes ma ei ole väga nii-öelda nagu detaili selles osas nagu veel läinud, et pigem nagu noh, siuke üldine teadmine, et mis ja kuidas, et Roheneeme saartel ma tean, et see kuulus Pepe, kes oli see Manchester Unitedi see nii-öelda kodutu, kelle Alex Ferguson sinna tõi, teda ei ole, aga ta on mõned aastad tagasi ta esindas, ta praegu veel tegelikult mängib küll vist kuskil Ibizas või kuskil, aga koondisest teda kahjuks ei ole. Noh, tehti Portugali mehi on ju palju sealt pärit on ja Nani on vist üks kuulsam äkki, kes on ka mingi Roheneeme saarte ja mingi taustaga, et selles mõttes sealt noh, ütleme selliste riikide puhul on ka see samas, et diasporaa, vaata, kust nagu neid mängeid nagu otsitakse ja noh, samamoodi mingi Põhja-Aafrika võtad seal, ma ei tea, kas Alžeeriat vist seekord ei ole, nagu ma ütlen, kus MM oli Alžeerial oli ka see, et kas 23 mängijast 20 oli sündinud Prantsusmaal näiteks või noh, mingi noh, niisuguste koondiste puhul nagu on hästi palju jah, seda niisuguseid noh, mingi hetk vaatad otsa neile ja siis vaatadki väga mingi huvitavad lood on nagu peidus tegelikult seal. Ja ma seda fakti nägin kuskil, et kõik räägivad sellest, et Prantsusmaa on justkui täis Aafrikas sündinud mehi ja tegelikult on pigem vastupidi, et Aafrika koondised on täis Prantsusmaal sündinud mehi hoopis. et see on toimunud nagu mängijate edasi-tagasi liikumine nagu, et vahetuskaupa, jah. Vahetuskaupa on tehtud kõvasti. Mis te Usbekistani jalgpallist teate? Mina tean seda, et oli omal ajal Nõukogude meistrivõistlus oli Taškendi Pahtakori võistkond, mis oli nagu nende, mis kunagi 70-ndatel kuskil lennukiga kukkus alla ja võistkond hävis ja siis ehitati uuesti üles, seda ma mäletan mingist Nõukogude spordi ajaloost, aga rohkem ma ei tea midagi, te teate midagi või? No praegu on neil ju Manchester City põhikeskkaitse on neil. Ja sulle peaks ta peatreener ka meeldima, oled kursus ikka või? Kui sa just 2 minutit tagasi rääkisid 2006 Itaaliast, siis seal on Fabio Cannavaro on peatreener. On jah, õigus, on. Usbekistani peatreener on jah, päris kõva mees. et jah, selles mõttes see keskkaitse ka, Husanov on ikkagi tegelikult ta on ikkagi tippvutis ikkagi noh, ta on ikkagi mängib ka, mitte ei ole nagu lihtsalt koosseisus, jah. Et noh, selles mõttes seal ikkagi mitte Usbekistan, siis vaid City's mängib. City, jah. jah, et selles mõttes noh, ütleme nii-öelda jah, nii detaili pole läinud, aga samas noh, tegelikult igas koondises, kes on nii kaugele jõudnud, ikkagi mingid siuksed päris säravad pärdid tegelikult olemas ikkagi, jah. Mõnda Kongo meest ka teate või?
nimekirja ettevõttes kindlasti on tuttavaid nimesid seal, nimekirja ette, no see on... Kas Juan Wissa oli Kongo päritolu või? Mingisugune Premier League'i vend. Kuidagi kõlab tuttavalt, aga võib-olla ei ole ka. Ühesõnaga, nüüd jõuame sinna kella 3:30 Usbeki Kongo TV mängule. Ja ma tahtsin küsida, et kas see on nagu kõige igavam mäng eeldatavalt MM-il või olete te vaadanud välja mõne veel sellise ebaseksika? Ma ei saa igav nagu vale, me praegu nagu jääb mulje, nagu me räägime, et see MM on nagu jama ja see ei ole nagu nii, aga Must-Aafrika riigid mängivad ägedat vutti tavaliselt, ma arvan, et see võib nagu mänguliselt võib ta äge olla, aga võib-olla paberil jah on ta kõige glamuuritum või mis iganes sõna siis. Mäletan ka, kui 2018 MM oli ka, et siis käisin seal Kaliningradis käisin vaatamas Serbia-Šveitsi mängu. Tegelikult päris lahe mäng on ja samas mu esimene eelistus oli see, et oleks tahtsin minna Belgia-Inglismaad. Aga siin oli jube raske piletit saada nagu ja pärast see Belgia-Inglismaa, kas mingi 0-0 või mingi 0-1 või mingi täis igav mäng. See on grupi viimane mäng. Mõlemal oli 2 võitu alla. Ja ei toimunud nagu selles mitte midagi, tagantjärgi kõigelt hea meel, et ei läinud seda nagu vaatama, ütleme, teinekord jah, see väline glamuur tegelikult ei tähenda seda, mis sa tegelikult ju väljakul näed, et seal see lõpuks see Usbekistan Kongo TV võib tulla siuke mingi 3-3 andmine, millest nagu räägitakse sajandeid. Ka sajandeid just, aga selles mõttes, et järgmisel päeval võib-olla räägitakse päris palju sellest mängust, et oli nagu ülgelt mingi äge asi on ju. Et ütleme jah, et ette nagu võib-olla see glamuur on võib-olla õige sõna, mida sa kasutasid, et võib-olla glamuuri on selles mängus nagu vähe. Muidugi mingi Curaçao mängus ka nagu palju glamuuri ei ole, aga seal võib-olla on just see teistpidi, et kuidas Usbekistan ja Kongo on piisavalt päris jalgpalliriigid, et nad nagu, et ei ole nagu seda asja, mis on Curaçao ja Haitiga, aga piisavalt mõttetud, et nagu tekib nagu see küsimus, et miks seda vaadata, aga ma arvan, et seal tegelikult vastu ootus oli väga tulla. Pisaratega mul tuli praegu meelde ja selle Kaliningradi meenutusega, et mina käisin vaatamas Moskvas 2018 MM-il Mehhiko-Saksamaad, kus Mehhiko võitis grupis Saksamaad. Või 2-1 või 1-0, jah. Egades Mehhiko võitis, jah. Ja siis ma nägin ka nendes, olin nagu vaimustusest pisarates Mehhiko fännide vahele sattusin kuidagi, kes tõmbasid mulle neid Mehhiko lippe põskide peale. See oli ka nagu sükene kogemus või emotsioon, mis jääb kindlasti eluks ajaks meelde. No ja, me räägime siin, et on sellised imelikud riigid MM-il, aga just nüüd ka eilse Eesti koondise mängutuules tegelikult ikkagi need on kõik kõvad jalkataseme poolest ju ikkagi Eestist ju kõvemad mehed, et me näeme ikkagi ilmselt ka nende meie jaoks juba tundmatud jalgpallimaade esituses ikkagi nagu meie mõistes ikkagi head jalgpalli. On MM-ile võimalik pääseda ikkagi siukstel kahtlastel ka ikkagi, kes nagu tegelikult taseme poolest nagu üldse ei küüni sinna. Ma olen enda jaoks sellele küsimusele mõelnud küll ja see püstitanud nagu selle küsimuse niimoodi, et kui oleks Eesti lisada 49. koondiseks MM-ile ja anda neile nüüd siis mingi aasta või midagi, et nad mängisid nagu liigat, need 49 meeskonda, mitte nagu play-offi või MM-i formaadis, et kas Eesti oleks 49. või oleks kõrgemal. Ja ma ei ole kindel, kumb õige vastus on nagu. Samas on kindlasti ka see, et võib-olla kuskil meil seal Põhja-Ameerika või Aasia valiksarjas võib-olla jõuaks lähemale sellele pääsmele kui Euroopas on, et selles mõttes Euroopa keskmine tase on kindlasti ju Euroopa ja Lõuna-Ameerika keskmine tase on lihtsalt kõrgemad. Et seal, ma ei tea, kui Eesti oleks seal Põhja-Ameerika tsoonis on, et kas ma oleks Curaçao asemel ise saanud nagu. No ma mõtlengi jah, et kas meil on Curaçao või Haiti vastu nagu nii-öelda liigasüsteemis oleks võimalik vastu saada või mitte, suht 50-50 on minu jaoks. Ütleme, ma jah ei julgeks embu-kumba nagu öelda, et seal võime täitsa okeilt võrdselt mängida nendega. Aga samas mõtled ju, et kui tuleks näiteks sama mingi Haiti siia meie vastu mängima, no siis ikka nagu tahaks mõtelda, et me oleme nagu, et ma võiks nagu võita, eks ole, et keda siis veel, eks ole, kui mitte neid. Et mõtlen, ongi tegelikult selles mõttes ju maailmas jalgpalli tase ongi nagu ikkagi ebaühtene selles mõttes, et Euroopas niimoodi läbi murda meil ongi keeruline, aga samas kusagil ongi samas Aasia või Põhja-Ameerika, et ma arvan, seal oleks nagu lihtsam, või tõenäolisem. Üldiselt mulle ei meeldi nagu neid spordivõistlusi, mulle üldse nagu eellood, Madis teab seda vist, eks ole, et mulle eellood nagu tegelikult ei meeldi ja see on ka eelsaade, eks ole. Ma olen sama partei meeldis, see kõik nagu umbluumis me räägime. Aga ikkagi ma nagu küsin, mis te nagu arvate, et siin MM-il on paar sellist nagu
kuidas ma ütlen, raugastunud legendi, eks ole, et on Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi vist on 6. korda ja Luka Modric 5. korda ja nad on ikkagi spordi mõistes ikkagi täielikult taadid, on ju. Et kas nemad on selle MM-i, veel ka sel MM-il nagu suurimad staarid või ikkagi tegelikult tõusevad esile uued noored vihased mehed? Ma arvan, et mänguliselt tõusevad esile noored vihased mehed, aga nad on suurimad staarid, sest neist räägitakse ikkagi rohkem. Et eriti jah, mõtlen USA-s, kus ikkagi Messi on igapäevaselt mängib. Staari kultus on nii suur. Kultus on nii suur, et Ja ma arvan, et Messi mängib veel nagu arvestatavat rolli ka. Ja Ronaldo ka ilmselt on algkoosseisus ikkagi enamus mängud, aga ja Modric ka kindlasti, aga lihtsalt nagu mänguline tähtsus on kindlasti mingil Jamalil ja Mbappeel on ikkagi suurem ja nii edasi. Et selles mõttes ma olen nõus sinuga, et ma arvan, Messi on ikkagi seal Argentiina koondis jätkuvalt siuke keskne figuur, et kellest sõltub väga palju, et kaugele nad lõpuks nagu välja lähevad. Et ma siin poisi kõrvalt olen näinud, kui ta, ma ei tea, YouTube'is vaatab mingid, ma ei tea, mingid kes iganes seal, ma ei tea, räägib mingid influencerid, asjad, Ronaldo, Messi nimed käivad kogu aeg läbi sealt nagu, ta on 6-aastane, tema teab, kas on I show speed'i või? Kusjuures on vaadanud, jah. No mingid vennad, kellest, ma ei tea, Eigor rääkida, et ma ei tea, noored vaatavad, ma vaatan, 6-aastane poiss vaatab neid asju, et kusjuures on nagu, kui siuke 6-aastane juba teab, et ma ei tea, Ronaldo ja Messit nagu, aga samas ta mingid Jamalist nagu pole kuulnudki, on, et Ja siis ta sündis, kui Ronaldo oli 35 umbes põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on, jah. Aga selles mõttes see, nagu ütlesid ka see staari kultus, et nende see kuidagi, nad on nagu nii suured lihtsalt, et nendest kindlasti ei vaadata mööda ja nendega seoses toimutest asjadest nagu räägitakse kindlasti väga palju, jah. Aga ma ei tea, kas see võib-olla nagu minu vaade või et ma ise ka natuke võib-olla vanem mees ja mul nagu tundub, et need vanemad mehed on nagu võib-olla kuidagi suuremad isiksused kui need uued peale tulijad või kuidas nagu teile natuke, Madis on 1 põlvkond must taga, Rasmus saad 2 põlvkond võib-olla taga, et kuidas nagu teile nagu tundub, et kas need vana aja staarid või ma ise mõtlen nagu, et ma üldse neid vana aja jalgpallurid näiteks tean nagu palju paremini kui kõiki neid tänapäeva tüüpe, et kas kuidagi kas isiksuseks olemine nagu tänapäeva nendel vendadel nagu nii hästi välja ei tule või nad vajavad selleks rohkem aega veel? Ei, tuleb küll, ma arvan, see lihtsalt võib-olla ei jälgi seda piisavalt tihti. Ma arvan küll, et nagu see Ronaldo, kes oli, ütleme, 25-aastasena kuskil Manchester Unitedis, on umbes täpselt samasugune nagu praegu mingisugused Mbappéd või mõne aasta pärast Jamal, et hästi palju räägiti mingi teesklemisest ja kukkumisest temaga seoses noorena, et ta ei olnud, siis ka ei olnud, ei räägitud, et vägev spordimees, et nii haigelt panustama oma kehasse. Et ma arvan, et sellised jutud lihtsalt nagu ajaga nagu liidetavate summa muutub aina suuremaks ja siis mees muutubki vägevamaks, kui ta on 41 versus see, kui ta on 25-aastane, et ma arvan, et kui Jamal teeb 15-20 aastat karjääri, ta ei ole nõrgem mees ja Mbappé ka 10 aasta pärast ei ole nõrgem. Kuigi mul tundub, ma näiteks 25-aastasest Ronaldost teadsin nagu rohkem kui praegu Mbappést või Jamalist nagu. Pigem ma olen selles mõttes ikkagi Rasmuse parteis siin, et ma arvan, see asi on täpselt ikkagi ajas nagu kasvab, pluss on see, et ikkagi kuna nad on jätkuvalt nagu ees, on ju, et siis võib-olla nendel uutel on kuidagi raske nende kõrvale nagu kerkida, et sama oli minust nagu Eesti koondis ka pikalt, et kui seal, ma ei tea, 35-sed Klaavan ja Vassiljev veel nagu mängisid, siis nad olid ikkagi, nemad olid jätkuvalt need koondise kõige, ma ei tea, kuulsamad ja tuntumad mehed. Mets kuidagi ei pääsenud nagu rinnale Klaavanile, aga see on loogiline, sest üks mees on lihtsalt nagu natukene ees. Ja nüüd, kui nagu mõlemad on nagu seest ära läinud, nüüd ikkagi mis kõik teavad, kes on Mets ja Hein, on ju, et selles mõttes see ikkagi, ma arvan, lõpuks peab juhtuma see, et kui nad nagu taanduvad, Ronaldo ja Messi, et siis nagu need teised saavad nagu veelgi rohkem nagu püünel, et praegu ikkagi nad võtavad selle mingi osa nagu sellest tähelepanust endale ja selle võrra jääb lihtsalt teistele nagu vähem. Ja siis, kui Mbappé on selles samas kohas, kus Messi ja Ronaldo, loomulikult natukene on ta tagapool tõenäoliselt, sest ta kunagi ei saa mingit 5 või 6 Ballon d'Ori nagu neil meestel on, aga nagu justkui sellel positsioonil ja staatusel selle aja jalgpallis, ma arvan, et nad on sama kõvad mehed lõpuks. Ja lihtsalt see kogu see ju sama see Reali Partsa vastasseis ja need, kuidas nad olid seal liigas omavahel vastamis, see kuidagi elab nagu jätkuvalt nagu oma elu ja sellest see on nagu kuigi tegelikult Mbappél on ju Realis ka juba omad probleemid ja on nagu piisavalt skandaalne mees, et võiks nagu, et tal on nagu seda ainest on küll nagu. Ainest on küll, selle vastu ma üldse ei vaidle, aga ma ütleks, et nad vajavad võib-olla rohkem nagu aega lihtsalt. Ja ilmselt küll, et sama ma arvan see, kuna nüüd Jamal on ju ka tegelikult on alles mingi 2 või
3 hooaega nagu olnud nagu seal tipus on, et noh, kui Hispaanias ikkagi see samamoodi see Jamali Mbappé vastasseis nagu läheb nagu suureks on, et noh, see ikkagi aina rohkem saab samamoodi globaalseks jälle ja suureks ja kui mehed ikka püsivad terved ja on nagu seal suures mängus ja mida rohkem ikkagi, ma ei tea, noh, ütleme, kui Messi Ronaldo, kaua nad ikka mängida, mul 2 aastat veel maks veel on ja Ronaldo mängib nii kaua, kui tal 1000 täis on, eks siis ma arvan, et järgmine hooaeg saab 1000 väravat täis. No, ja siis võib-olla lõpetab järgmise aasta järele ära. Et noh, selles mõttes, kui nemad nagu kõrval astuvad, ma arvan, siis ikkagi nagu noh, ükski koht ei saa nagu jääda nagu tühjaks ju maailmas on, et kui see nagu tühimik nagu tekib, noh, siis lihtsalt paratamatult mingid vennad tõstetakse sinna pjedestaalil nende asemele ja siis noh, siis võib-olla ongi see, et minu teooria on see, et Mbappé on varsti seal, sellepärast et kui näiteks Prantsusmaa peaks maailmameistriks tulema see aasta, siis on Mbappé on mingi 28 või 27 aastane ja tal on 2 tiitlit, ta on tõenäoliselt läbi aega MM-i suurim väravakott ja 1 finaali koht ka veel ja selles finaalis, kus ta ei võitnud, ta lõi kübaratriki. Ehk nagu ma arvan, et Mbappé on varsti, kui Prantsusmaa peaks võitma, siis me hakkame rääkima sellest, et ta võib olla kõige ägedam, nagu ta on vähemalt selle vestluses sees ja juba 27-aastaselt. Nii, aga neid asju me kõiki hakkame nägema, nagu ma ütlesin, see eeljutt on eeljutt, ma nüüd lõpetuseks lihtsalt vaadates, et saada teada, kui head spetsialistid olete, siis loomulikult te peate nüüd ütlema enda versiooni, kes siis võidab. Ma mõtlesin, mingi Viktoriin hakkab. Ei, Viktoriini me ei hakka ja ütleme vaatajatele ka, et alates järgmisest saatest meil on siis hakkab Viktoriin. Siis hakkab Viktoriin, siis hakkab, tuleb ka nii-öelda pealtvaatajate mäng või noh, ütleme vaatajate mäng. Siin on meil igast vägevaid auhindu, siin mängijate autogrammidega pallid ja nii edasi, aga me alustame sellega siis, kui esimesed mängud on juba pihta hakanud, et me ei hakka nagu ette seda siin nagu tegema ja aga teie käest ma tahan lihtsalt teada huvi pärast, et mis te nagu arvate, kes võidab? Mõtleme, raha panustamine pole kunagi hea olnud, aga aga ma arvan, kuidagi kõige suuremad variandid mulle tundub, et on Hispaanial, kui mehed nagu püsivad terved, siis noh, ma arvan, nende variant on kõige suurem. Muidugi ma tahaks muidugi, et võidaks Brasiilias, mulle meeldis, kui Carlo Ancelotti võidaks koondisega, selleks nagu ilgelt äge nagu. Ja mul on kahju, et sa ütlesid Hispaaniast, ma tahtsin ka Hispaania öelda, aga ma enda kaitseks ütlen seda, et meil oli Õhtulehes oli ennustusvõistlus, kus pidi panema nagu 5 ja ütlema riigi, et kui, ja siis kui sinu koondis võidab, siis kõikide nende vahel tuleb nagu jagamisele läheb raha, ma sinna panin ka Hispaania. No, tahaks näha, et kas Hispaania on nii vägev, nagu ta siin pakut, et tuleb välja, et kui 2-2, siis järelikult teistel ei ole mõtet üldse mängima hakatagi. Tegelikult võib siis selle karika kohe välja anda ja te võite oma vahel 5 vahetada ja on nagu tehtud, eks ole. Mis sul arvamus on? No, üldiselt ma nagu ei lähtu nagu arvamusest, ma lähtun, et kelle poolt ma olen, et üldiselt ma olen eluaeg olnud nagu Itaalia poolt, eks ole, ja Argentiina poolt. Et Argentiina siis teadupärast legendaarsest Madis ka rääkis pikkade juustega Mario Kempes ajast ja olema Argentiina fänn olnud ja siis ütleme Euroopa võistkondadest Itaalia poolt, aga kui Itaaliat nüüd nagu pole ja ütleme, ma tunnistan ausalt, et see Argentiina kuidas ma ütlen, et Argentiina lummus minu jaoks kuidagi nagu vähenenud, siis ma tegelikult nagu tahaks, eriti kui Manuel Neuer on tagasi, siis ma tahaks nagu, et Saksamaa siis võidaks, aga ma arvan, mul tundub, et see... veel, kellest me ei rääkinud isegi. Jaa, üks taat veel, kellest me ei rääkinud, aga ma kardan, et see vist ei ole kõige realistlikum pakkumine, aga noh, mine tea. Saksamaa võib olla isegi nagu veits alahinnatud, et äkki neil ikkagi on varianti. Nendest räägitakse tõesti kuidagi vähem võrreldes mingi Prantsusmaa ja Hispaaniaga võrreldes, aga ma arvan, et võib okei pakkuma. Ja mul on kahju, et seal ei ole sellised kloosesid ja sellised mehi, kes Müllerit, kes ütleb, kes need pallid värasse ka nagu lööks normaalselt ja oleks nagu sellised ägedad tüübid, et eks need Kai Havertz. Eks see minu häda ongi see, et need mängijad on nii palju nagu muutunud ja võib-olla ma ei suuda nende uute mängijatega nii palju nagu lihtsalt nagu kaasa minna, aga jah, ikkagi kokkuvõttes ma siis panustan siis Saksamaa peale ja nii, et võite oma 5 võib-olla pärast saab mulle anda. Tegelikult, mis koondis, kes on hästi tugev, nagu kammust on Portugal tegelikult, kellest võib-olla nagu ka võib-olla vähe räägitud, et noh, hea küll, Ronaldost nagu räägitakse palju, aga samas tegelikult tema kõrval on ju, noh, alates, ma ei tea, Bruno Fernandesest pluss kõik need PSG mehed, Neves, Vitinha ja et noh, seal on nagu Uno Mendes. Noh, täpselt, et seal on nagu seda materjali tegelikult nagu väga, väga palju, et noh. Nende suurim tugevus ja nõrkus võibki olla see, et sõltuvad liiga palju Ronaldost nagu, et no, kui nad suudavad Ronaldo kuidagi õigesse rolli panna, mitte nagu selleks
kes ees läheb ja teised talle järgi tulevad, siis võib Portugal kaugele minna, aga kui nad hakkavad Ronaldo peale mängima, siis ei pruugi kaugele. Kas ei olnud mingil EM-il või kuskil see, kui Ronaldo 2 aastat tagasi? Ja see jäetigi ju mingites mängudes nagu välja või? Kas see oli 22 MM? MM-il või ma ei mäleta, kuskil oli nagu, kus tal ei tulnud nagu hästi välja ja siis treener võttis seal suhteliselt julge otsuse vastu ja pandi Gonzalo Ramos sisse, mida Šveitsile kütsid see mingi 4 või midagi sükast. See nagu õigus. Ronaldo puhul haige fakt on see, et ta läheb 6. MM-il, ta pole löönud MM-i play-offides ühtegi väravat. Ehk siis pärast alagrupi turniiri on ta 0 peal. Kehvad närvid. Võrreldes Messiga näiteks on kehvad närvid. Ütleme, mees ei pea vastu nagu. Ütleme nii. Nii, aga... Saad mingi viha endale kaela, vaata pärast postkasti, et kas see kirjutanud on. Vaata numbrid saad üles. Vaata numbrid üles, ja täpselt. Viha, nagu sa tead, Madis. See toidab sind, See toidab mind, jah, täpselt nii on. Kuulge mehed, tore, et tulite ja see oli siis Vivatbeti jalgpallistuudio esimene saade. Järgmine saade juba siis tuleval nädalal, alguses, kui esimesed mängud on toimunud. No nii, ja see on klassikaline Gegenpressi. Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Ja kohtunik näitab näpuga penaltipunktile. See tähendab penaltit. Kus sa? Liiguvad kiiresti, tempo on üleval. Mõista mängu, naudi hetke.